No nii, tere tulemast Slovakkiast ja tere tulemast ka minu poolt. Olen Tambet, see on minu pokkeriblog, kus ma siis avastan Euroopa kõige lahedamaid pokkeri sihtkohti. Mängin palju live-turniire ja eesmärk on siis see, et lõpuks jõuda EPT põhiturniirile ja mitte ainult seda, vaid peamine unistus on kunagi mängida selle finaallauas. Kuigi pokkeritaust on mul pikem, siis live-turniire hakkasin mängima aktiivselt 2025 aastal ja see eelmine aasta oli mul väga hea. Mul õnnestus jõuda ühe korra päris suurel turniiril finaallauda. River is wow. Spades and we lose Tambet Nugin from Estonia. GG man. GG, well played. Nothing he can do really. 8th place. 6,000 euro. Ühe korra õnnestus jääda finaallaua mulli ja üks väiksem turniir õnnestus ka võita, mis oli ka minu rekordvõit 11 700 eurotest. Nii, ja täna mängime siis 250 eurost Card Poker Series main eventi finaalpäeva. Esimene raske töö, ehk siis teise finaalpäeva jõudmine on juba ära tehtud. Täna oleme kindlalt juba rahades ja hakkame siis mängima võidu peale, mis on ilmselt suurusjärgus kuskil 50-60 000 eurot. Lähme vaatame, mis täna veel toimus ja siis läheme juba mängima. Mul on täna kaasas ka oma ülikõva DJI Osmo Nano, millega ma saan hästi kaarte filmida ja kõik nii edasi, recapi teha sellest parematest kätest, olulisematest olukordadest. Nii et let's go! Nii, kuna mul siin aeg oli, siis käisin shoppamas ka päeval, tõmbasin ühe väikse tuulejaki endale ligi ja siis, kuna mul epit kaasas ei ole, epi mul väga ei luba jalanõust enam osta, sest ütleb, mul on neid liiga palju, siis ilmselgelt ma läksin just siin salaja endale uued jooksutossud ja mõtlesin, et proovin lõpuks nüüd hokad ära, et let's see what the hype is all about. Ja suht kliinid näevad välja ja Slovakkias on ikka hinnad ka veits paremad kui on Eestis, et Sportlandis olid nüüd mingi ma ei jaleta päris palju rohkem. Nüüd väike swag check ja lähme proovime ära jalanõud. No nii, siin siis minu tervisejooksu kõige imelikum moment, mida kõik bloggerid peavad tegema. Nüüd ma sain sellest aru. Paned kaamera maha, jooksid mööda, korjad kaamera üles, lähed edasi. Need fucking hokad olid nii fucking mõnusad. Nagu pilve peal nagu jookseks, mis ongi vist nende eesmärk, nagu ma olen saanud. Et üli nice. Nii et nüüd lähme sööme ühe ülidelicious burgeri ja siis panen valmis ja siis on juba ka siin. Let's go! See Queenspora on legit nagu ebareaalselt hea koht. Need friikad on nagu üli-ülibänger, aga ütlen ausalt, purks oli seega ikka suht sitt. Kohe minek, väike outfit check ka. Viisakad püksid, viisakas särk, kellad, särgid. Ma ei viitsi käia nagu pool mingi kodutu, nagu enamus tüübid seal pokkeris käivad. You dress good, you feel good. Yes, best English. Minek. Jaa, oleme kohal. Täna käib mäng 40 400 euro peale, 156 mängit alles. Sõidame. No nii, esimesed 2 tundi mängitud. Mõned käed, millest kohe räägin. Nii, siin mingi väiksema hunniku chip on juba peeneks pannud. Cut-offid 8-9 suuted, väga õige asi, millega open reisida. Panin min-reisi sisse ja üks tüüp kõige ebamugavam olukord, sest ta nagu tegi min-reisi üle, ehk siis mina reisin 45 000, tema panin 90 000 peale. Ja ma ei oska, mul on stack üli väikene, et tegelikult ma nagu ei saa väga kaitsta, aga samas ma ei saa nagu nii väiksele panusele foldida ka, et ma ei tea, ma pean üle vaatama, mis see õige mäng on, aga igatahes koolisin flop mööda ja pidin ära andma, et siia läks ka tegelikult päris märkimisel hunnik. Siis circa 1 ring hiljem, 9 poiss suuted, üli hea käsi, millega avada. Reisisin, sain triibeti selga või all-inni selga ja foldisin. Ja nüüd kaua oodatud fucking AK. Lihtne käsi, millega nupud sisse saada. Mul oli mingi 15-16 big blindi umbes. Lebo all-in ja snap call ühe tüübi poolt ja vanal ka as queen ja läks splitisema raha tagasi.
nüüd on olukord, kus iga käsi on oluline, nüüd oleks Kunnile vaja mingi ilus kaart kõrvale, et saaks nupud sisse lükata. Aga ei. Üldiselt midagi erilist ei toimunud, stack on praegu 350 kilo, tuleb lihtsalt õigeid momente oodata ja loota, et saab kuskilt mingid tuublid ja asjad jälle liikuma, aga selles mõttes kõik on hästi, 130 mängijat on alles, varsti on top 100 ja suures pildis nagu, mina ei tea, tuleb mis tuleb. No nii, turniir sellest korraks läbi ja vaatame nüüd kiiresti käed üle. Ja nii, siin oli Anted ja Big Blindid päris palju ära, mul oli mingi 8 Big Blindi, järgsingi Big Blindilt 5 üles, suht lihtne käsi, millega all-inni minna või koolida, kui mõni short stack all-inni läheb. Ja üks tüüp läkski all-inni, ta tiltis ka veel veits, sest ta oli just suure käe kaotanud. Ja kahju on see, et üks tüüp koolis veel selle all-inni. Mis tähendab seda, et mul ei olnud oma 5-ga enam midagi teha. Paremal juhul olen 4 ülekaardi vastu, halvemal juhul 2 tugevama paari vastu. Et foldisin ja haige on see, et flopis oli 2 5, et oleks saanud tripli lihtsalt siin, aga noh, selles mõttes õige käik. Nüüd oleme kehvas seisus, aga endiselt elus iseenesest 2 tuublit ja meil on juba peaaegu keskmine stack, nii et ei tohi alla anda, tuleb loota, et annab mingid head kaardid, millega all-inni minna ja äkki õnnestub 1 tuubel saada. Nii, Kunn 9, cut-off mingi 6,5 Big Blindi, võib-olla ei tundu kõige seksikam käsi, aga kindlalt piisavalt hea, et nupud sisse panna selles positsioonis. Ja panime nupud sisse, saime suht kiire kooli, Kunn vastas ja abi ei tulnud ja tänaseks mäng läbi. Lõppkoht siis 107 ja raha sain selle eest 560 eurot. Aga kuna ma olin 5 bulletiga sees, siis sisseastu olid 1250 pluss üks side event, mida ma mängisin 120 eurot, kokku siis 1370 kulud ja 560 tuli tagasi, ehk siis kasum on meil miinuses, -810. Võtan siis kiirelt selle turniiri kokku ka. Suures pildis ma olen nagu suht rahul, samas nagu ei ole ka. Ma sain aru, et üks väga suur erinevus on see, et nüüd need 2,5 kuud, kui ma ei mänginud vahepeal, ma keskendusin hästi palju sellele, et ma õppisin nagu seda optimaalset mänguteooriat. Kuidas on nagu mingeid olukordi kõige õigem mängida, et kuidas see pikas perspektiivis kõige rohkem nagu võidad ja kõige vähem vigu teed just. Aga see, ma tunnen, et on praegu nagu ära võtnud minult selle, mis eelmine aasta mind räigelt tassis. See just, et ma mängin nagu vastaseid. Mida ma eelmine aasta tegelikult hästi palju tegin, oli see, et ma tegin nii palju näiteks mingeid bluffe ja selliseid asju niimoodi, et mul oli positsioon vastase vastu ja ma panustasin teatud moodi, et aru saada, kus mu vastane enam-vähem asub. Tänu sellele ma suutsin ta ära kaardistada ja tänu sellele ma teadsin, et millal mul on ruumi bluffida, millal ei ole, mis suurustega, mis lugu ta usub, mida ta ei usu. Et ma tegin nagu väga palju liigutusi ilma kaartideta ja võitsin neid botte kogu aeg nagu. Praegu oligi see, et kuna mul leht jooksis halvasti, siis mul olidki nagu käed selja taas ja mul ei olnud nagu midagi teha. Mis siis, et minu teooria on nüüd tugevam, siis puhtalt see exploitimine on nagu palju nõrgem praegu. Et sellega tuleb nüüd nagu kõvasti tegeleda. Ma tahan, et on kuskil see kuldne kesktee, et ma olen teoreetiliselt tugev ja ma tean enam-vähem, kus mis vigu vältida, aga samas mängin rohkem nagu nende inimeste tunnetega mõnes mõttes, et ma pean nagu selle tagasi tooma ja see nüüd ongi järgmise 2 nädala fookus. Me tuleme veebruari lõpus juba tagasi, siis on Bratislavas, Banco Casinos on päris hea turniiride festival. Mul tuleb Epi ka kaasa, kes hakkab kindlasti kõvasti aitama mind selle vlogimisega. Ma oleks nagu mega tänulik, kui te panete like'i, subscribe'i, kui vähegi meeldis, like kommentaarides, Instasse, Messengeri igale poole. Kirjutage mulle nagu, mis oli hästi, mis oli halvasti, mida võiks muuta, mida võiks rohkem olla. See oleks nagu ülisuureks abiks. Nii et see you next time ja nii ongi.